Taimede toitumine, lämmastiku omandamine, mõõtmine, taaste põllumajandus, kui vaadata neid pealkirjas, need on väga ambitsioonikad, sest tegelikult iga selle pealkirja, alapealkirja alt need on äärmiselt lai teema, nendest on kirjutatud monograafiad, me võiks rääkida tegelikult päris lõputult. Ja ka internetist leiab päris palju kenasi käsulaudu, kuidas siis ikkagi iga toitainete ja väetist taimedele anda ja kuidas nad seda paremini kätte saavad. Aga meie sellele täna ei keskendu, seda ei jõuaks ka. Meie vaatame eelkõige neid protsesse sellist seisukoht, kuidas nad mõjutavad mõõteandmeid ja kuidas nad üldiselt omavahel seotud on. Et me ei lähe detailidesse, aga me püüame saada aru põhjustest, miks need elemendid niimoodi käituvad, nagu nad käituvad. Niimoodi. Et taimede toitumine on siis üldiselt võtab kokku kõik need protsessid, millega taim absorbeerib, kasutab olulisi toitaineid mullast. Ehk kuidas siis eri keemilised vajalikud elemendid jõuavad keskkonnast taime koosseisu. Ja kogu protsessi efektiivsuse jaoks on vajalikud 3 tähtsat komponenti. Kõigepealt toitained peavad olema mullas olemas, aga väga tähtis selle juures on see, et on õiges keemilises vormis ja kontsentratsioonis. Et milline see keemiline vorm on, sellest natuke hiljem veel puudutame seda ka. Toitainete ruumiline paiknemine, toitained peavad olema õiges kohas taime juurte suhtes. Ja see ongi tingitud sellest, et tegelikult paljud toitained, eriti kationid, me räägime liikuvusest, siis tegelikult see liikuvuse diapasoon on üsna väike, me räägime millimeetritest ja sentimeetritest. Et see tähendab see, et ikkagi need toitainete joonid peavad olema õiges kohas. Ja ka füsioloogiline vajadus, et taime toitainete vajadus on erinevates kasvufaasides erinev. Et kokkuvõttes võib öelda, et toitained peavad olema õiges vormis ja koguses, õiges kohas ja õigel ajal. Selleks, et kõik oleks hästi. Taimede toitelemendid kaasale on kokku lepitud, et on vajalikud 14 mineraalset elementi, esmased makroelemendid, mida on vajalik suures koguses, lämmastik, fosfor, kaalium, teised makroelemendid, väävel, kaltsium, magneesium, mikroelemendid on kirjas ja mõned andmete väitel, siis 14 saime juba kokku, on siis ka need järgmised elemendid seal naatrumid, räni mingil moel vajalikud ja mõned taimed seda ka kasutavad. Ja taimede toiteelementide omastamine sõltub hästi paljudest asjadest. Et näiteks mullaniiskus, et mullaniiskus on tegelikult äärmiselt vajalik selleks, et toitained lahustuksid. Sellepärast, et toitained peavad olema joonilisel kujul ja kui neid mullaniiskust ei ole, nad ei lahustu, sul ei tea mitte midagi. Mulla temperatuurist sõltub otseselt liikuvus ja ka bioloogiliste protsesside aktiivsus, siis toitainete vastastikune mõju mullas, et mõned toitained soosivad teiste omasust, mõned mitte. Mulla pH on tähtis, sama vastastikune mõju, sünergia, mulla mikrobioom, struktuur ja nii edasi, et mõjurid on hästi palju, et siin me neid üksikasjalikult ei vaata. Nii, ja nagu öeldud, see on selline lai teema, mida on hästi palju vaadatud ja siin me kasutame oma heade kolleegide Jaarast just slaidi nende ettekandest. Nad on tegelikult, kui väetise tootjad, hästi põhjalikult need asjad läbi rääkinud ja põllumeestele nii-öelda käsulaudade kujul kättesaadavaks saanud. Et tänapäeval on siis kokku lepitud, või lihtsustatud lähendusena leitud, et toitainete omastamine taimede poolt toimub 3 põhilisel viisil ja siis selle 4. siia alla olen ma ise natuke juurde lisanud. Ja 3 põhilist viisis. Esimene on massiline toitainete liikumine, mass flow, mis siis seisneb selles, et taim omastab juurte kaudu vett, mis on aga taime hingamise käigus transpiratsiooni käigus imetakse taime sisse mullavett koos seal lahustunud toitainetega. Ja tähtis on see, et selle protsessi teel omastatakse umbes 99% taimele vajalikust lämmastikut, kergelt liikuva nitraatjoonina, kuid ainult umbes 20% kaaliumist. Ja see on selle tõttu, et kuna NO3 joonid on negatiivse laenguga, siis nad on mullas hästi liikuvad, nad ei ole seotud mulla
mulla või mõjutatud mulla osakest ja samamoodi negatiivsest laengust. Nad on liikuvad ja hästi lahustunud, aga samas ka see protsess ei ole selektiivne. Et kõik, kui seal on ainult 20% kaaliumit, see tähendabki, et mullavees on lahustunud umbes 20% mullas olevast kättesaadavast kaaliumist. Ja täpselt samamoodi, et ikkagi kõik elemendid, mis on mullavees lahustunud, jõuavad selle protsessi teel taime sisse. Ja kui nüüd mõni element üldse ei jõua, see tähendabki seda, et tegelikult see mullavees ei lahustu. Siis on meil järgmine hästi tähtis protsess, mida nimetatakse difusiooniks. Et see on siis selline protsess, kus toitainete joonid või toitained liiguvad kontsentratsiooni erinevuse tõttu taime juure juurde. Ja kui seda pilti nüüd, ma ei tea, kui suurelt teil näha on, siit hästi läheb. Hästi lähedalt vaadata. Juhtus siin midagi selle... Ma ei tea, kas paistab marker välja, ei paista? Marker korraks oli, aga me näeme seda pilti ilusti. Okei, mingi segadus meil jälle on, aga las ta olla. Ühesõnaga, kui siin selle vasaku pildi peal vaadata, kuidas selle difusiooni juures vaadata, kus need toitained tegelikult on seotud. Nad ei ole nagu mullavees, et nad on seotud selle mulla osakese küljes. Et neid on siin hästi palju, nad on seotud, nad on kationid, nad on seotud elektriliste jõududega. Ja siis, kui siin selle mulla juures neid toitained on vähe, see on kontsentratsiooni erinevus ja kontsentratsiooni erinevuse tõttu, siis need toitained liiguvadki sinna mulla juurde. Aga tegelikult see protsess on hästi aeglane. Ta on tingitud, mõjutatud siis tüüpiliselt kontsentratsiooni erinevuse jõududest. Ja selleks, et see saaks toimuda, on vajalik ka mullavett, et need oleksid siin lahustunud kujul need joonid. Ja kolmas toitainete omandamise viis siis on kapseldumine ja vabanemine, mis tähendab seda, et juur ise liigub nende toitainete juurde, mis sisaldavad ja seal siis juure ja selle toitainete kokkupuute pinnal tekivad siis keemilised protsessid, millega neid omandatakse. Ja neljas viis, mida viimasel ajal üha rohkem ka juurde tuuakse, on siis gelaatumine, ehk siis see on mikroelementide omastamiseks, kus siis juure, mis siis toimib põhimõtteliselt selliselt, et juure eritised või eksudaadid moodustavad mikroelementidega keerulisi kompleksi ja siis nende protsesside teel toimub rohkem see mikroelementide omastamine. Aga tegelikult, kui me veel neid mehhanisme vaatame, siis see massiline toitainete omandamine, see on hästi kiire omastamise mehhanism. Diffusioon on aeglane ja kapseldumine on ka suhteliselt aeglased mehhanismid. Et tegelikult nii-öelda toitained reaalselt, siin on isegi pildi pealt näha paremalt poolt, et reaalselt liiguvad taime sisse ainult selle koos veega ehk koos selle mass flow'ga, aga diffusiooniga nad liiguvad lihtsalt taime juurde. Et tegelikult, kuidas see reaalselt need toitained sinna sisse saavad, et see on, seal on hästi palju energeetilisi protsesse seal taime pinnal, et mis ikkagi juhtub, kui see joon sinna taime väliskeste juurde jõuab, siis hakkavad igasugused keerulised bioloogilised protsessid, aga neid me lähemalt ei vaata. Põhiline meie jaoks on ikkagi see toitainete liikumine, mis toimib siis selle diffusiooni teel. Nii, siis kui me päris põhjalikult on uuritud, et millised toitained siis jõuavad taime või liiguvad taimeni erinevate mehhanismide teel ja kui me seda tabelit vaatame, siis
mass flow osas on näha, et kõigepealt lämmastik ja väävel, mis on anionid, on siis kindlasti praktiliselt 100% ja me võime öelda, et anionid liiguvad mass flow ja vee kaudu. Siin on nüüd järgmised huvitavad, fosfor ei liigu praktiliselt üldse, selles on ka kokku lepitud. Kaalium on umbes 20% vee kaudu ja 80% siis diffusiooni kaudu. Umbes 20% kaaliumist on veed lahustunud. Aga ma tõin siia alla välja kaltsiumi, magneesiumi, et me vaatame tabelit ja neid alumisi ridasid, siis need on täiesti erinevad. Ja need alumised vead on võetud siis sellest samast Java ettekandest. Need on natuke nihkes ka, aga las nad olla siis. Et kui nii-öelda kirjandusest või internetist võetud ettekandest on kaltsiumit mass flow kaudu 88% pakutud, siis Java ettekandes on 0% ja 72% siis vastavalt diffusioonile. Et see näitabki seda, et see taimede toitumine, et see ei ole selline üheselt mõistetav ja kindlalt nii-öelda paika pandud protsessid, et siin on ka palju erinevusi ja eriarvamusi, seda võib-olla ei saagi nii väga täpselt mõõta. Aga magneesiumi ja kaltsiumi osas on siis tegelikult reaalselt asi selline, et see osakaal, milliste protsesside kaudu teda parasjagu omastatakse, sõltub hästi palju mulla niiskusest, vee sisaldusest, kui palju need on mulla lahusest. Ja toitainest jagatakse veel liikuvuse järgi, et on mitte liikuvad ja liikuvad toitained ja siin on neid hästi suures kogus, siin vasakul pool see substraat, see on põhimõtteliselt substraadi kohta tehtud, aga mullas on täpselt sama ja siin keskel on see plant available forms, mis on hästi oluline, ma enne rääkisin, et peavad olema õiges vormis. Nagu näete, kõik on põhimõtteliselt joonilisel kujul. Et selleks, et taim üldse elusorganismid midagi omandada saaksid, peab olema joonilisel kujul, kas siis kationi või anionina ja kõik kiirelt liikuvad toitained on meil põhimõtteliselt ikkagi anionid, mis on siis NO3, sulfaat, kloorjoon ja kõik, mis on kiirelt liikuvad joonid, need omandatakse mass flow kaudu. Ja mass flow, see tähendab mullavesi, nad on lahustunud mullavees, ongi siis see asi, mida meie oma Paul-Teki seadmetes otseselt mõõdame. Siin on üks väga tähtis asi veel, või tähtis asjaolu, mida tuleb silmas pidada. See siin vasakpoolsel pildil on siis toitainete omandamine mass flow kaudu, parempoolsel diffusiooni kaudu. Ja tähtis on just nimelt see ruumala, et rusikareelne kokkuvõte, et liikuv nitraatlämmastik ja sulfaatjoon ning ruumala, kus taimede juuretada omastavad, on suur. See tähendab kogu selle taime juurte ruumala on see, kus neid omastatakse. Samas, kui me vaatame diffusiooni teel ehk vähe liikuvaid toitained, siis neid omastatakse juurte pinnamahus. Ja see juurte pinnamaht, siin on need ringid väiksed ümber tõmmatud, see on palju väiksem, et need toitained peavad olema seal hästi libidad. Et see on nüüd selline oluline erinevus. Nii. Natuke ka lämmastiku ringkäigust, põhiline ikkagi, mida eelnevast meelde jätta, ongi siis see, et lämmastiku omandamine toimub teraviljadel, kõik, mis ei ole liblikõielised, toimub ikkagi nitraatlämmastiku teel, mullavee kaudu mass flow meetodil. Ja mulda saab siis see lämmastik kas siis väetiste või mulla orgaanika kaudu.
lämmastiku mineraalsed vormid on siis kas nitraatjoon, mis omandatakse kohe, või siis ammooniumjoon NH4 ja selleks, et NH4 muutuks taimedele kättesaatavaks, peab ta läbima nitrifikatsiooniprotsessi, muutuma NO3-ks, kus ta siis kas omandatakse taime poolt või siis leostub või halbadel juhtudel toimub ka denitrifikatsioon, et ta muutub uuesti gaasiliseks, kas siis oksiidiks või molekulaarseks lämmastikuks ja eraldub. Ja siia alla ma nüüd kirjutasin sellised numbrid, et kui me teame, me kasutame põllumajanduses 100 kuni 200 kilogrammi lämmastiku hektari kohta, on need lämmastikuväetised, mida siis taim vajab ja keskmisest suurusjärgus kasutame. Samas me teame, et mullas on keskmiselt, me võime võtta umbes 0,2% üldlämmastikku. Ja kui me arvutame selle 0,2% üldlämmastikku, paljudel on siis kilogrammi hektari kohta, siis saame umbes 4600 kilogrammi hektari kohta on meil tegelikult lämmastiku mullas olemas. Ja nüüd peame lisama väetistena 100. Et kui me nüüd oskaksime seda mullas olevat lämmastikku paremini ära kasutada, kiirendada mingil moel seal mulla elustikuga neid nitrifikatsiooniprotsesse, siis meil oleks seda mineraalväetist vaja vähem kasutada. Me peame rääkima ka natuke fosforist, kuna selle kohta küsitakse meilt päris palju. Ja just nimelt sellepärast, et fosforiga on see küsimus, et meie toitainete näidus, mida me mõõdame, ta ei kajastu. Ja kui me vaatasime neid liikuvaid toitaineid, mis on üldjuhul siis, mis on põhimõtteliselt anionid, kergelt liikuvad ja tähtsamatest puhtalt nitraatjoon ja sulfaatjoon. Ja siis teised olid meil väheliikuvad või seotud toitained, sealhulgas ka kaalium ja fosfor on mõlemaid loetakse väheliikuvateks toitaineteks. Aga nende vahel on täiesti põhimõtteline erinevus. Kui kaalium ja näiteks ka kation NH4 ehk ammooniumjoon, selle fikseerimine on seotud savi- või huumusosakestega elektriliste jõududega. Ta istub seal nagu sahtlis või nagu taskus varuks ja on sealt suhteliselt kergelt see saviosakeste paisumine, kahanemine eraldatav, taimedele kättesaadav. Ta on seal joonilisel kujul. Siis fosfor lukustub mullast täielikult, andes vees lahustamatut kompleksühendeid, näiteks siis sõltuvalt pH-st, kas siis raua või alumiiniumiga. See tähendab seda, et kui kaalium on see veel võimalik kätte saada, siis fosforit on ikkagi üsna raskelt kätte saada. Omastatakse fosfaatjoonide kujul, aktiivsete fosfaaditransporterite, mykoriisa eksudaatide abil. Ja tähtis on veel see, et fosfori liikumine on väga piiratud, et vahemaad on reaalselt alla seal kuskil 5 millimeetri. Ja seoses sellega siis, kuna see fosfor lukustub nii tugevalt mulla pinnaga, siis väetise tootjad otsivad igasugu võimalusi ja tehakse ka eri väetised või väetise liike, et see fosfor eralduks sealt mullast või väetisest lihtsamini. Ja tähtis on see, et jah, kahjuks meie mulla elektrilistest mõõtmisest ta siis otseselt ei kajastu. Ja siin nüüd näiteks, et mis värk selle fosforiga on, tegelikult siin hästi kiiresti öeldes, et siin on tabel, kus veergudes 1, marr 1, 2, marr 2 on siis tavalise Eesti mulla, need on siis Mareti põldudelt võetud mulla. Mullast on tehtud vesilahused või küllastunud ekstraktid ja sealt on siis see vesi välja filtreeritud ja mõõdetud, kui palju siis eri aineid sinna lahusesse lähevad.
ja need 1 ja 2, 3 tähendab seda, et 1 on meil puhasmuld, me ei ole väetisi lisanud, 2 on, me oleme visanud seda sama kompleksväetist NPK siis ja väävliga 18,99, oleme lisanud 80 kilogrammi hektari kohta lämmastiku ekvivalendis ja 3 on siis 120. Kui vaatad seda tabeli rida fosforid, siis näete, et peale selle, kui me oleme selle väetise lisanud, sinna veega teinud küllastunud lahuse ja selle ekstrakti sealt välja imenud vaakumi teel, siis tegelikult fosforit sinna üldse selles mullavees ei ole, kuigi me selle lahusega või väetisega panime sinna sisse märkimisväärse koguse fosforit. See näitab, et fosfor ikkagi lukustub täielikult ja ongi natuke naljakas, et kuidas Eesti põllumehi siis süüdistatakse fosforiga reostamises. Taaste põllumajandus, Tarmo räägib natuke lähemalt, aga selle eesmärk on siis mulla tervise parandamine ja loobumine mineraalväetiste tsüklitest, et seda on võimalik teha eri meetoditega, paremat mullaharimistehnikat või erinevad vahekultuurid, viljavaheldus, orgaanilised väetised, õige kasutamine, elustiku stimuleerimine, orgaanilise süsiniku suurendamine. Aga teile väljakutse on see, et kui me nüüd mingil moel hakkame teistmoodi oma tööd tegema, siis need protsessid, mis selle tulemusel tekivad, on hästi aeglased ja me tegelikult ei tea, et kui midagi muutus, et mille tõttu ta nüüd lõpuks muutus, kas tuli vihma rohkem või oli hoopis temperatuurid paremad või oli siis see meie agrotehnika parem. Ja Paul-Tekki, mida me siis Paul-Tekkiga teha saame, on see, et kui me teeme näiteks erinevaid mullaharimistehnikaid, siis me saame kohe näha, mis juhtub mulla struktuursuselt, mulla veehoiuvõimega ja samamoodi ka toitainete kasutus, et kas on erinevused, kui oleme samamoodi väetist pannud, siis mis hetkel ja mismoodi ja millises koguses on toitained muutuvad kättesaadavaks taimedele. Nii, siin on üks nüüd väike katse, ta ei ole küll eriti teaduslik, aga see on see, et laiskus on liikuma panev jõud. Et kui te kaevata ei viitsi, tahate omale põllumaad või peenramaad juurde teha, siis juba vanarahvast teab, et katkeda kinni. Ja siis ma tegingi kodus sellise katse, et siin esimesel variandil oli mul lihtsalt see, kus ma olin juba aastaid kasvatanud oma kartuleid lihtsalt. Muld on hästi rehv, täielik liivmuld ja see, mis siin ümbruskond on siis maha niidetud umbrohud, koosnevad põhiliselt siis alaseinast ja või lilledest ja kõik, mis sinna juurde käib, et kui me selle toitaineid mõõdame, need on üsna nulli lähedased või kuskil seal alla 100. Ja siis ma tõmbasin sinna musta kile peale, et mõtlesin, et las ta siis kõduneb alla, et ma ei viitsi kaevata. Ja siis tuli selline mõte, et kuna on üldiselt teada ja katses näeb välja selline, et esimene variant 1 on siis, kus olid aastaid kasvatatud kartuleid, variant 2 on seal, mis musta kile all ja variant 3 on ka musta kile all, aga number 2 ma lihtsalt keerasin selle kile tagasi, et lasin vihma peale sadada, vaatasin, mis siis juhtub. Ja siis, kui ma olin selle katsega üles pannud, oli mingi pool aastat seisus, ma mõtlesin, et paneks oma andurid ka sinna sisse, et näeks, mis juhtub. Ja siis juhtus selline asi, et nüüd tabas täielik üllatus, kui muidu oli mul toitainete näit seal kuskil 100 ümber, siis see alumine graafik näitas, me jõudsimegi toitainete näiduni kuskil 1000–1500 ilma mitte mingeid väetisi lisamata. Ja see alumine graafik seal, kus see paremal pool see jõnks alla on, see on see koht, kus ma keerasin selle kile selle mulla pealt ära ja siis sadas vihma peale ja siis näeme, kui palju need toitained leostuvad. Tekkiski küsimus, et me tegelikult ju teame, see on ju ajaloolist teada, mullafüüsikast ka teada, et kui meil on orgaanika, et siis ta alati seal mullas laguneb ja põhimõtteliselt tekib NO3. Ja nüüd siis sügisel sai võetud proovid ja siin all ongi nüüd näha, selles all vasakul tabelis, et mis meil tegelikult mullas on. Ja kui me need proovi tulemused kätte saime, siis me nägime tegelikult selliseid numbreid, mida me pole kunagi näinud. Et see esimene rida, number 5, vastab siis sellele, mis oli mul lihtsalt nii-öelda käibes kartuli all mineraalväetistega. Võtsin kartulid üles, midagi enam ei teinud ja nii palju seda
NO3 sinna sisse jäi, noh, see ikkagi mingisugune kogus on, väib 5 milligrammi kilogrammi kohta. Ja see keskmine rida on siis see, mis on järele jääd peale selle mõne nädalast leostumist sellest lämmastikust. 28,5, 30 ka tegelikult päris suur kogus. Aga ja viimane rida, see oli selline suur number, et seda oma analüüsi praktikas mina ei olegi kohanud, praktiliselt 180 milligrammi kilogrammi kohta mullast. Ja kui me ümber arvutame võtame 20 sentimeetrine mullapihi paksus ja kui me loeme tema mulla tihedusest, keskmine 1,3, mis on real, siis me saame umbes 470 kilogrammi nitraati hektari kohta. On meil selle pile all tekkinud täiesti väga kehva kvaliteediga liivmullas. Et seda me saame nüüd kõik ära kasutada, kui me sinna mingi taimiku peale paneme, aga probleem on sellest, me vaatame seda alumise graafiku, seda sinise joone järsku langust, siis kui vihmad peale tulevad, siis kõik see üle 400 kilogrammi läheb meil loodusesse, need leostub. Ja sellist nitraadi tekkimist või sellist toitainete näidu tõusu, mis nüüd on siis ka analüütiliselt kinnitatud, et ta tegelikult ikkagi on nitraadi tekkimine, oleme näinud oma põldudel väga palju just siis, kui lõpeb aktiivne taimekasvuperiood või peale ka koristust. Ja see näitabki seda, et kui tähtis on nende vahekultuuride kasutamine, et me selle kätte saaksime, sest muidu ta läheb loodusesse. Ja nii-öelda keskkonnahoiu poolt samamoodi, et tegelikult me saame öelda, et mitte põllumeestel, sest üldjuhul vegetatsiooniperioodi ajal me tegelikult mingit leostumust me näeme hästi vähe, see on väga harvadel juhtum. Aga ometi loodusesse see nitraadid jõuavad, et tegelikult need nitraadid jõuavad ikkagi täpselt sellisel looduslikul kujul, et kui meil mingit rohelist asja peale ei kasva ja orgaanika mullas laguneb, siis ta suures koguses nitraati viib loodusesse. Nii, siin on meie toitainete näit kokkuvõttes, et see sisaldab hetkel kõiki mullalahuses olevaid elemente ehk neid, mis liiguvad selle mass flow meetodil taime juurde. Eri elementide mõju on kirjeldatud nende elementide osakaaluga mass flow mehhanismis. Mullalahus puhverdab katioonide summaarset sisaldust, see tähendab, et difusiooni teel, kui taime mingi kogus neid katioone sisse liigub, kaalium, magneesium, kaltsium, siis umbes samasugune kogus vabaneb neid ka nendest kohtadest või taskutest, kus nad istuvad siis mullastruktuuride küljes. Ja see on siis üsna konstantne väärtus, summanite vastab taakväärtusele. See on siis toitainete väärtus ilma anionideta, ilma lämmastikuta. Ja toitainete kõikumine, see toitainete näidu tõus on põhiliselt seotud lämmastiku sisaldusest, lämmastiku NO3-st ja kui me oleme ka andnud väävelväetisi, siis me peame sellega ka arvestama. Ja et selle muutus järgi, kui me võrdleme neid analüüsidega, siis me saame ka leida numbriliselt, kui palju seda milligrammi kilogrammi kohta, kilogrammi hektari kohta väetist on sisaldunud. Nii, natuke lõbusamalt ka, loemeliselt ülevalt plant nutrient metamoms. Et ma palusin sellel AI-l siis joonistada nende 3 mehhanismi kohta pildi ja see on siis parim, mis ta välja suutis mõelda. Et ikkagi väga hea ta veel ei ole, aga lõbus ikkagi. Et aitäh minu poolt. Aitäh sulle. Ja meil tuli vahepeal üks küsimus ka nüüd, millega sa muidugi lõpus ka seda adresseerisid, aga ma ei tea, võib-olla korra veel käia üle, et tuli küsimus, et kas osad toitained liiguvad taime difusiooni teel? Et seda vist vastasid, aga sa võid korra veel, ma ei tea, kas see sinu tuli su jutust välja see. Ja mitte osad toitained, vaid väga suur osa tähtsaid toitained tegelikult liiguvad difusiooni teel. Et niimoodi natuke rusikareeglina võib öelda, et kõik või suur osa vajalikest kationidest ehk kaalium, magneesium, kaalium liigub difusiooni teel või difusiooni teel, et see ütleme mingi 2-30% on siis mass flow, nii palju kui neid lahustub ja ülejäänud siis difusiooni teel. Ja see difusiooni teel on veel nii, et nad liiguvad tegelikult selle taime juurde, et mismoodi need reaalsed mehhanismid, et ütleme
kujutate ette nüüd, kui see joon liigub selle taime juure pinna juurde, et ta peab ju kuidagi läbi selle pinna või läbi selle sinna sisse saama. Et seal on need omad mingid keemilised mehhanismid, neid on ka juhutud, aga põhimõtteliselt jah, just nii ta on. Okei, aitäh. Ja siis tuli ka järgmine küsimus kohe sinna järgi, et kas mass flow on osmoos või diffusioon? No mass flow diffusioon ta ei ole, ta on tegelikult pigem võib teda nimetada, pigem on ta seotud rohkem osmoosiga, sest see on seotud selle taime hingamismehhanismiga, et kuidas see vesi ikkagi sealt mullast taime saab. Ja see saab olla ikka tõngitud ainult taime turgu ehk taime siserõhu poolt, see imetakse see vesi sinna. Et see on tegelikult vist jah, selle üks osmoosi osa, aga tegelikult see on seotud lihtsalt täpselt see vee liikumisega mullast taimi, et millised need protsessid seal on, ma hetkel võib-olla väga täpselt ei oska öelda, et see on täpselt nagu taime hingamine, vesi liigub taime ja siis ta aurustub seal ja need õhupilud reguleerivad seda protsessi. Aga põhimõtteliselt ikkagi kõik toitelemendid, mis vees on lahustunud, sellel meetodil sinna sisse liiguvad. Okei. Selge, et kas seal oli üks küsimus nüüd veel, mis tuli lõppu selle sama asja teemal, et kas need toitained liiguvad diffusiooni teel taime, et kas see siis eeldab, et taimes on madalam kontsentratsioon kui mullalahuses? Kas seal, kui ma saan õige? Jah, tähendab, see võib-olla ei peagi nii olema, et see on jälle see, et tähtis on see, et taime juure välispinnal oleks madalam kontsentratsioon, kui ütleme seal kuskil natuke kaugemal. Et see mulla lahut, nüüd kui see ülemineku piirpind, et nüüd on see teine või see keerulisem joonis, mis oli, et kui see ülemineku piirpind, et seal jah, võivadki olla need, nagu öeldakse, et need osa toitainete reaalse omastamise protsessid on kas energeetilised või mitte energeetilised. Et seal on igast prooton-pumba mehhanismid ja muud sellised, et kuidas nüüd see ruum, mis on väljaspool või vahetult lähedal sellele taime pinnale, seal on kontsentratsioon väiksem kui kuskil mujal mullalahuses. Ja kus see taime sisese kontsentratsiooniga seotud on, et siin on samamoodi, et siin on ikkagi vahel need barjäärid, seal on raku kestad vahel ja seal toimuvad ka energeetilised protsessid, et see võib-olla nii ühene ei ole, et ma arvan, et taimes võib see kontsentratsioon olla ka suurem kui ilmselt taimes ikkagi on nende toitainete kontsentratsioon suurem kui vahetult mullalahuses, aga jällegi see on nii peenete detailideni, ma ei oska neid vastuseid anda ja guugeldada, et me kindlasti leiame. Okei, aitäh. Aitäh küsimuste eest ka, et loodan, et sai head vastused ja siis siinkohal lähme edasi Tarmoga. Et palun, Tarmo, sõna on sinul. Tervist, kas siis... Sind on näha. Nii, jagan pilti. Pilt tuli ka. Et ma siis alustan. Tervist veel kord ja olen Tarmo Kannik. Räägin siis mineraalväetiste efektiivsusest ja lõpus ka natukene taastavast põllumajandusest ja mismoodi on siis meie andurite näidud seal siis abiks jälgimaks olukorda. Nii. Miks mu hiir ei... Aha, läks tööle. Tiit rääkis ees ära juba, millest see liikumine sõltub. Et siin siis kordan lihtsalt, et mullaveest sademetest, see on siis peamine, mullatüübist lõimisest ja tüsedusest, ehk siis mulla omadustest, temperatuurist, nii mulla kui õhutemperatuurist, taimede elujõust, orgaanilisest ainest, mulla tervisest, agrotehnikast, pinnakattest ja siis nitrifikatsioonist, mis on siis seotud ka eelpool
loetletud tegurid. Edasi, efektiivne väetamine, millest see sõltub? Väetise koostisest ja toitainete vahekorrast. Jällegi kordab see Tiitu, aga käime nüüd korra veel üle. Siis väetamise ajas ja viisist, kas anda väetised jaotatult või ühe korraga, kas mulla sisse või pinnale, sellest kõik siis sõltub efektiivsus. Samuti siis mullaveest ja sademetest. Taim elujõust, see on siis saagipotentsiaal. Tuleb jälgida, kuidas siis taim on võimeline toitaineid omandama, et talle neid rohkem ei pakuks, kui ta on võimeline neid omastama. Mulla omadustest ja lõpuks ka siis seisundist. Nii, ja lõppu ma panin siia ühe lause, et igaühele tema võimete kohaselt, igaühele tema vajaduste järgi. Et kes on nõukogude aja inimene, see mäletab, et tegelikult see sama asi kehtib tegelikult taimega suheldes samamoodi, et sa pead arvestama taimete võimetega ja ka vajadustega, et siis efektiivselt majandada. Edasi, lähme siis juba põllule ja graafikutele. Siin on näha siis üle-eelmise aasta talinisuu põld, kus siis väetised anti korraga. Praegu lahkamegi seda, et kas anda korraga või jaotatud ja millised karid võivad siis olla jaotatud andmise juures. 2003. aasta kevad, suvi oli väga põuane. Põud kestis peaaegu et juuni lõpuni. Esimesed vihmad tulid siin pööripäeva paiku või jaanipäeva paiku 22-23. Juuni. Ja siin on siis antud väetised praktiliselt korraga. Oli vist päev või paar väetusringide vahe ja anti siis korraga siis 160 kilogrammi hektarile. Siis siin on tulnud siis sademed ja need sademed on tõstnud toitained hästi kõrgele. See tähendab, et toitained on siin sel perioodil juba lahustuma hakanud, nitrifikatsioon toimub ja sademed liigutavad siis need toitained 8 cm sügavusele, kindlasti ka sügavamale, aga siin 25 cm sügavusel see sademed ei muuda mingisugust toitainete näitu ja see tähendab seda, et toitained on jäänud kõik sinna ülemisse 20 cm kõrgemale pihtintaime juurde piirkonda. Ja vabanedes ja mullaniiskuse olemasolul taimed siis intensiivselt tarbivad. Ja see tarbimine läheb siin mai lõpuni välja, siis tuleb juba põud, puudu saab olema mullaveest ja taimed peavad selle põua siis kuidagi üle elama. Ja siin on näha siis esimesed sademed ja need ei tõsta enam toitainete taset. Ja see tähendab seda, et kõik need 160 kilo on liikunud siis taimedesse ja taim saab siis nende abil endale moodustada saagi. Siin siis ongi see küpsemise periood, näha kõrgele tõusnud mullavesi ikkagi ei mõjuta toitaineid väga ja kui siis ainult minimaalselt ja hilisvõrseid ei teki, see tähendab siis üsna head saaki. Sel põuasel aastal saadi sealt siis 8 tonni hektarile. Et kõik toitained on praktiliselt ära kasutatud. Nüüd lähme edasi sama aasta teisele nisupõllule, talinisupõllule, kus siis saak on olnud pea poole väiksem ja väetatud on siis 2 korda. Kevadel taimekasvu alguses on ilusasti pandud siin 89 kilo lämmastikku ja
siin siis on vett on piisavalt, taimed saavad tarbida, lahustumise tempos tarbivad, siis siin on tulnud aprilli lõpus või teises pooles, lõpus on tulnud vihma ja see vihm on tõstnud nagu eelmisel joonisel toitainete tase, aga mitte enam nii kõrgele, sest suur osa sellest toitainest oli juba selleks ajaks tarbitud. Ja edasi on siin jällegi näha tarbimist ja nüüd on siis koht, kus teha väetamist. Kui teine ring siia tuua, et neid sademeid kasutada toitainete liigutamiseks, siis see annaks efekti, aga praegu on siis jäädud ootama järgmisi sademeid, mis siis on siin 17. mail tulnud ilmaennustuse põhjal, aga need sademeid jäid väga nõrgaks, 2-4 millimeetrit ja see ei viinud siis toitained ei lahustanud toitained ega liigutanud ka juurte suunas. Nii et see 67 kilo lämmastikku, mis siin pandi, istub siin ülemises kihis, mulla pindmises kihis ja ei ole taimedele kätte saada. Ei ole vett, mis liigutas need toitained siis taime juurde. Ja kui tulevad siis esimesed vihmad, siin on siis jaanipäeva eelne vihm on natukene tõstnud, aga kui tuli siis, siin on jaanipäeva eelne vihm, see esimene suurem vihm, siis on kohe toitained tõstetud hästi kõrgele, üle 1000 ja see vesi kannab neid toitaineid sealt ülemisest kihist siis allapoole, taimed ei suuda neid toitaineid koheselt ka tarbida, toitained liiguvad alumisse kihti ja siin võib ka täheldada mõningast siis läbipesu. Aga mis juhtub siis taimega, kes on põuast välja tulnud ja pole õigel ajal toitaineid kätte saanud, siis on siit alates näha, et Tallinnisu põllule hakkavad tekkima hilisvõrsed. Põld muutub uuesti roheliseks ja toitainet ei lähe saagiks ja siin ongi näha siis, et saak on kujunenud 4,5 tonni hektarile. Et eelmise põlluga võrreldes väetist on, eelmisel oli 160, sellel on siis 156 kilogrammi hektarile võrdne kogus, aga siin on saaki 3,5 tonni vähem kui eelmisel põllul. Nii et siin on näha, et põuastel kevadel jaotatud väetamine ei ole ära tasunud. Need toitained on liikunud hilisvõrsetesse, mitte aga saagi moodustamisse. Ja lisaks see mustruut siin on tegelikult näit sellest, et kasutamata jäi ka siis mullaveevaru. Et siin on piisavalt veel produktiivset mullavett, aga lihtsalt ei ole enam toitaineid ja selle tõttu siis taimed ei saa ka kasvada. Et see periood kuskil, ma vaatasin, oli 10 päeva, kus tegelikult taimed enne põuda olid siis toitainete puuduses. Nii et sellises olukorras siis on näha, et see teine ring väetist ei ole ennast kuidagi majanduslikult ära tasunud. Toitainet on küll jäänud sinna põhu sisse, aga mitte saagi sisse või selle põhu või rohelise massi sisse. Et otsest suurt leostumist siin need sügisesed sademed ka väga välja ei too. Et kui see taimik hakkab lagunema, siis see lämmastik on seal. Nii, lähme edasi sama teemaga ka talirapsi puhul, et kui palju väetist anda
ja millest lähtuda. Olen tähele pannud Eestimaad sõites, et nii nagu nisupõldudel on palju hilisvõrsumist näha, siis rapsidel on ka põuastel aastatel teine õitsemine tagatud, hilisvarsumine, taimed hakkavad uuesti roheliseks minema selle asemel, et nad küpseksid ja et kõdrad küpseksid. Ja vaadates siis taime elujõu kaarte on ilusasti näha tegelikult, et millest tuleks siis lähtuda taimedele lämmastikukoguse andmisel. Siin on eelmise aasta kevad, talve alt tulnud taimed ja juba aprillikuu sees tehtud elujõu kaardid näitavad, et paremal pool on taimik hõredam, kehvasti talvitunud, saanud talvekahju, siis vasakul on Lõuna-Eesti põld, kus oli lumi peal, talvitumine oli parem, talvekahju ei olnud. Ja otsustatud on siis esimene ring teha, kohe panna 130 kilogrammi hektarile, et taimik saaks justkui elujõu sisse, aga tegelikkuses sellest kogusest taimik loodetud tempos jagu ei saa. Edasi tuleb teine väetamise ring. Jällegi siin on näha kohe, kuidas hästi talvitunud põld on kenasti taastunud ja teine talvekahju saanud põld ei ole taastunud, aga ikkagi otsustatakse vastavalt skeemi kohaselt ja ilmselt, ma ei tea, sügisel paika pandud saagiootlusele lisada lämmastikku. Samas, kui tegelikult esimese korra lämmastik ei olegi veel kõike ära tarvitatud. Aga see selleks, aeg läheb edasi ja tuleb siis kolmas väetamise kord. Ja siin siis on otsustatud lisada omakorda 54 kilogrammi lämmastikku, aga jällegi vaadates neid kahte kaarti, siis üks on sellest kogusest jagu saanud, teine aga ikkagi veel kiratseb. Ja see on nüüd küll koht, kus kolmas ring oleks võinud ära jääda. Hiljem vaatame ka selle mulla olukorda põllul, mulla seisundit, et kas see siis toetab siis edasist taime arengut. Nii, ja siin on siis all saagi koristuseelne olukord. Vasakul pool on näha, et taimik on ilusasti ühtlaselt küpsenud, mõned üksikud sellised rohelised laigukesed on, aga parempoolne taimik on üsna sama roheline, nagu ta oli peale kolmandat ringi, ainult siis hilisvõrsete baasil. Ja koristamine on siin siis raskendatud. Põld nägi välja nii, et seal oli ka veel koristuse ajal kollased õied taimedel näha. Aga see põld koristati siiski ära ja jutu järgi on sealt ka siis paar tonni saaki saadud. Aga päris heal koristushetkel, kui esimesed kõdrad olid valminud, siis kombain tegelikult seda rohelist massi läbi ei lasknud. Ja hiljem koristama minnes juba need esimesed valminud kõdrad olid juba suures osas avanenud, varisenud. Nii et lihtsalt hinnates taimede elujõudu, heita pilk taimele, vaadata, kuidas ta on talvitunud ja mängida siis oma saagiootus ümber, saame tegelikult väga suure kokkuhoiu. Ütleme, et kui 1 tonni saagi jaoks läheb 60 kilogrammi lämmastikku rapsil, talirapsil, siis võiks
ju siit 2-tonnise saagi peale arvestada siis 120 kilo lämmastikku, sisuliselt see esimene kord oleks katnud ära siis selle saagi vajaduse, mis siit põllult siis lõpuks kätte läbi häda saadi. Lähme edasi. Tarmo, meil tuli üks küsimus vahepeal, kui ma tohin segada. Sellesamade piltide kohta, et Tõnis küsis siin, et 130 N hektari kohta esimese ringiga, et nagu imestatuna, et kas see anti jagatuna ja siis küsimus, et kas see on mullajaamaga põld ja et kas on teada ka palju toitained leostud? Mõlemad on mullajaamaga põllud, kui te vaatate siin neid väikseid täpikesi, siis need on siin meie mullajaamad. Pidasin ka seda 130 natuke uskumatuks, aga põlluraamat niimoodi mulle kirjutas, et ma ei ole seda täpselt üle jõudnud küsida. Nii, ja seal oli üks teine pool veel küsimusel. Palju toitained leostus? Toitained tegelikult sellises olukorras väga kohe järgmises joonises näeme, et ma lähengi sinna peale, see on parempoolne põld ja siin on siis näha see toitainete graafik, siin on näha need 3 väetamise ringi ja siin on siis näha, et kuidas siis siin siis enne teist väetamist toitainete tase on tõusnud. Tegelikult see pannaks juba mõtlema, et kas oleks vaja panna väetist või samas, kui näiteks ilmaennustus lubaks siia kuskile vihma, no jah, siis paneks, aga praeguses juhul ilmaennustus ka ei luba vihma, et ootaks ära selle esimese vihma. Aga siin on näha, et see, mis ta oli siis aprilli lõpu vihm, tõstis siin siis ka toitainet alumises kihis, aga tegelikult rapsijuured olid juba sel ajal nii sügaval, et tegelikult nad said sealt ka toitainet kätte, et siin leostumisest mingil juhul rääkida ei saa. Teine asi, siis siin tehti 3. väetamine, eks ole, vihma ei tulnud siin pea kuu aega ja toitained vabanevad alles siis juuni alguses. Et vihmadega ja tõusevad väga kõrgele, aga selleks ajaks on juba esimene õitsemine ära olnud, taim iseenesest valmistub saagi valmimiseks, aga tulevad talle need toitained siis uuesti mulda ja taim hakkab siis koheselt neid tarbima ja tekivad siis hilisvõrsed kõik selle sama tõusu najal. Kas leostub? Siin on näha, et ei leostu, sest hilisvõrsed tarbivad oma haljasmassi kogu selle lisatud väetise ja tegelikult nende toitainetega saab arvestada siis, kui on koristatud, siis kui on taimik sinna purustatud, et tegelikult rapsi hilisvõrsed tegelikult aitavad vältida toitainete leostumist, sest see sama toitaine võetakse tegelikult sinna hilisvartesse kinni. Ja hiljem siis, kui ära saak koristatakse, siis saab isegi nende rapsi toitainetega arvestada, et kui palju neid, tegelikult ma täpselt ei mäleta, aga tegelikult enamus lämmastikku, mis rapsile antakse, läheb varte ja lehtede moodustamiseks ja jäävad sinna, et seemnetesse läheb väike osa. Ma praegu jah kumpi pakkuma, aga võib-olla veerand või kolmandik maapealsest massist läheb tegelikult, lämmastikust läheb lehtedesse, seemnetesse ja suurem enamus siis läheb vartesse ja lehtedesse. Et sellisel juhul siin praegu leostumist näha ei ole. Ja septembri alguseks või augusti lõpuks on näha ka siis see, et toitainete algtase, see baas, millelt kevadel hakati, on tegelikult sügisel siin olemas
ja need toitained hakkavad siis vabanema siis rapsipõhu lagunemisel. Edasi, seesama ilus põld ja pilt on tehtud siis 14. juunil. Esimese õitsemise kõdrad on ilusasti täitunud ja rohelised, aga alt rindest tuleb õisi kuni siis koristusajani ja raskendab saagikoristust, vahel isegi teeb selle võimatuks, et see mass tuleb lihtsalt purustada, et temast põllu peal lahti saada. Nii, edasi. Mis me sealt kokkuvõtteks siis nendest joonistest võtame, et jälgi jooksvalt mulla ja ilmastiku olusid ning taimiku olukorda. Tee otsuseid reaalse olukorra põhjal. Et kui ilmastiku ja mulla olud ei võimalda toitainetel laustada, siis ei maksa väetada. Et see oli seesama see teise ringi küsimus ja kui panna näiteks ühe korraga väetised, siis jagub seda mullavett rohkemaks, et neid toitaineid lahustada. Muld puhverdab, suudab selle 160 kilogrammi antud lämmastikku ära puhverdada, et seda siis hilisema niiskusega taimele pikema perioodi jooksul pakkuda ja mõjuda siis efektiivsemalt. Nii, väeta kasvavat taime ja arvestada tema elujõuga. Alati saab hinnata, kuidas taimik on talvitunud. Et vastavalt sellele ka siis saagi ootused ümber hinnata. Väetamisel lähtu siis mullas olevatest toitainetest. See käib eelkõige sügise kohta. Et sügisesel väetamisel, uute kultuuride külvamisel saab näha, et kui palju neid toitaineid on sinna mulda jäänud. Ja hoia siis toitained mullas, seda saab siis eelkõige vahekultuuridega teha. Nii, ja lähme siis nüüd taastuva põllumajanduse juurde. Vähem mulla häirimist on seal siis need põhilised loosungid: kultuuride mitmekesistamine, orgaaniliste sisendite suurendamine, toitainete hoidmine põllul ja mulla tervise tagamine. Siin on näha erinevad harimisviisid. Tegime selle katse koos siis e-agronoomiga, Balteki seadmed sai pandud siis erinevatesse variantidesse rannuseemne hernepõllul. Siin ma olen võtnud siis 2 mullakihi keskmised näitajad, et oleks lihtsam jälgida, et 3 joont järgida on lihtsam kui 6. Ja siin on ilusasti näha, et kasutati siis 3 erinevat harimismeetodit: künd, minimaalne harimine ja otsekülv. Ja siin on ilusasti näha, et künni veehoiuvõime on neist 3 variandist kõige väiksem ja kõige suurem veehoiuvõime on siis otsekülvil. Et mulla segamine segab mulla struktuuri ja vähendab siis veehoiuvõimet. Kas see iga kord ka halb on? See on juba teine küsimus, et kui vaadata siin, see sõltub ka vajadusest, et kui on liiga tihe muld, mullas puudub hapnik, seal on liiga palju vett, siis ei saa ka nitrifikatsiooniprotsessid korralikult toimuda, orgaaniline aine laguneda ja taimed võivad olla ka hapniku puuduses. Aga siin kergelõimisega mullas on siis ja sadude rohke suve teine pool näitab tegelikult seda sama protsessi, et bioloogilised protsessid tegelikult sellest küntud maas liigniisketes oludes või vihmastes oludes on tegelikult kiiremad. Ja sügiseks on siin kõige kõrgemale tõusnud just bioloogilised protsessid siis künniga variandis. Siis on tehtud sügiskünd, sügiskünni järgselt on ikkagi vihma tulnud ja toitained on tegelikult sealt välja pestud. Nii et siin on siis näha,
et otsekülv on endale sügiseseks siin on just, et minimaalselt harritud põld on endale sügiseseks kõige rohkem toitaineid jätnud. Need on siis siin traadid ja tegelikult neid pestakse tegelikult üsna uljalt välja. Et eks ole kevadel näha, kas see vahe on sama või kas on erinevus nendes variantides või mitte toitainete osas. Aga mis teha saab, siis siin oli hernepõld, siin oleks saanud, aga seal on külvikorra teemad, et neid toitaineid kasutada ära tegelikult järgneva kultuuri rajamisel, arvestada sellega, et näiteks üldse lämmastikku mitte panna, sest toitainete tase on siin selleks piisav, et kas siis talinisu talvitumisele edasi kanda. Aga nüüd läheb kiireks, ma vaatan aja poolest. Ka mulla temperatuuri mõjutab siis harimisviis just kevadist mulla temperatuuri. Künd soojeneb muidugi kiiremini ja mulla temperatuur jääb madalamaks siis otsekülvil. Ühtepidi on see oluline kevadel, et soojeneb muld, seal algavad bioloogilised protsessid kiiremini, aga samas, kui ta juba üle 20 kraadi tõuseb, et siis ta pärsib tegelikult mulla aktiivsust, on mullal siis kuumastress. Et jällegi kahe otsaga teema. Nii, edasi. Taat. Tiit seda mainis eelviimasel slaidil ilmselt natukene, et see on siis toitainete algtase ja mis see siis taastuva põllumajanduse juures tähendab? See tähendab seda, et kas meie olukord on stabiilne, taastav või meie taat aja jooksul väheneb. Nii, siin on siis näha, et see taat on seotud siis mulla puhverdusvõimega ja puhverdusvõime omakorda on siis seotud bioloogilise aktiivsuse ja füüsikalis-keemilise neeldumise kaudu. Et saviosakesed, savimineraalid seovad enda külge siis toitained, nagu Tiit rääkis. Ja kevadeks on see üsna stabiilne, kõik nitraatlämmastik on välja pestud üldjuhul ja siis taimekasvu alguses määratakse ära toitainete tase ja me saame siis jälgida läbi hooaegade, läbi aastate, et kas see on meil püsiv ja kas näiteks vahekultuuride kasvatamine, orgaanilise väetise kasutamine tõstab seda taati siis kõrgemale, kas meie muldade olukord paraneb või püsib stabiilsena või veel hullem taat hakkab siis vähenema. Ja siin on näha jällegi talinisu põld eelmisest aastast. Talvitumine oli kehva. 160 asemel otsustati 100 kilo hektarile panna. Ja tegelikult siin on ilusasti näha, et see tarvitati siin ära. Küpsemise ajaks enam ei ole toitaineid. Ja siin siis, kui taimik on juba küps ja juured hakkavad mullas lagunema, taimed enam ei tarvita, siis hakkab bioloogiline lagunemine pihta ja toitainete tase tõuseb, mida siis jällegi vahekultuuride abil saab kinni hoida või siis järgneva kultuuri juures siis väetamisel arvestada. Ja taat sõltub siis eelkõige süsiniku või siis orgaanilise aine sisaldusest mullas ja on väiksem siis mineraalmuldadel, suurem siis väetiseid ja orgaanikat sisaldavatel muldadel. Et te saate oma mulla panna järjekorda, on 100-sed mullad, on 200-sed, on 300-sed, on pea 400-sed mullad, et millises seisundis teie muld just parasjagu on ja vastavalt siis sellele majandada. Taati taset saate siis jälgida aastate lõikes, saate seda vajadusel siis orgaanikat lisades tõsta. Nii et mulda on võimalik parandada ja selle jälgimiseks on taat üks väga hea näitaja.
Siin on näha siis vahekultuuri mõju põllule, siin on sügisene sidumine, talvel talve hoidmine ja siin on siis tehtud niimoodi, et ei ole mitte midagi sinna peale külvatud, on jäetud tühi väli põllule, kuhu ei lähe ka väetiseid, et näha kevadist toitainete vabanemist. Ja kui toitained, siin on siis näha jah, et isegi kui sügisel on toitainete tase alumises või ülemises kihis langenud, alumises on kõrgem, siis tegelikult kevadel selle toitainete lagunemise käigus tõuseb jällegi see ülemise kihi toitainete tase siis mulda jäänud orgaanika arvel. Siin ma püstsin jaama siis juba väetatud kultuuri ja siin on näha siis see tõus sellest. Ja siin on siis tarbimine, tegelikult oli hästi põuane aasta, sellest suviodra saagist ei saanudki tegelikult suurt asja. Nii, ja minu poolt kõik